Jörgen Matjas ka teiselt Eesti meistrivõistluste etapilt MX Open klassist võit. Vaatasin, et said teises sõidus rahulikult oma sõitu teha ja nautida uhket üksindust. Jaa, teine sõit oli nagu teinegi trennipäev selles suhtes, et stardist teine-kolmandana minema ja siis tegin suht kiirelt möödumise ja sõitsin vahe sisse ja kontrollisin nii-öelda, et rada oli päris, ütleme, selline keeruline kohati, et salakaval ja noh, tegelikult hea trenn, et kuumaga ja konkurents oli kõvem, Jere oli kohal, nii et igati vägev. Kuidas sa oma esimese sõidu kokku võtaksid? Esimene sõit ei olnud kõige kindlam, ütleme selles suhtes, et mul oli tehniline probleem kvalifikatsioonis, pidin teise pilliga minema ja eks väikse põntsu enesekindlusele pani, aga suutsime ilusti välja tulla sellest, et tasakaalukad esimesed ringid ja siis juba vaikselt tõusvas suunas nii-öelda, et töö said ikkagi tehtud päeva lõpuks. Igal juhul välja see küll ei paistnud. Sa natuke mainisid ka, et rada oli selline võib-olla triki võib-olla mõnest kohast, aga kuidas sa üldiselt rahule jääd selle Tihemetsa rajaga? Alati on ikkagi siit head emotsioonid, et Väino panustab väga palju ja isegi kui meil on siin suhteliselt kuiv olnud nädala algusest saadiks, siis tegelikult kuskil eriti ei tolmanud ja metsa vahel eriti niiske ja mõned sellised pehmemad kohad natuke, mis tegid raja salapäraseks ja kõvemad randid, et ei, täpselt selline hea, et tundub, et mul sellised kõva põhjaga liivarajad, et istuvad suht hästi, et keegum siis ka oli täitsa hea see päev, nii et teeme tööd edasi, näeme vaeva, tänud kõigile toetajatele, Estrans ja Maaha Keskus, Formi ja paljud teised nii-öelda, et Biosport ja teised tähtsad toetajad, et mehaanik ja ka ilma nendeta see kindlasti võimalik ei oleks. Kuidas täna selline üldine enesetunne oli? Üldine enesetunne oli hea, et päris pikk võistluste graafik on meil siin olnud esimene pool hooajast ja võib-olla kerge väsimus siiski sees, aga nüüd õnneks tuleb väike paus nii-öelda, et saab värskuse uuesti kehasse ja aga mulle meeldis, et soe ilm oli ja natuke selline keerulisem füüsilises mõttes, et minu arust oli vägev päev. Ma just tahtsin küsida, et see soe ilm, osad sõitjad ütlevad, et võib-olla väsitab rohkem, sulle pigem annab energiat juurde? Ma ei tea, kas energiat, aga mul otseselt nagu probleemi praegu pole sooja ilmaga olnud, et kindlasti USA nii-öelda see aastane hooaeg seal aitas ka sellele kaasa, aga jah, kindlasti natuke teistsugused olud ja kindlasti toob nagu sõitjate vahed võib-olla rohkem välja, aga korralik päev, tehniline rada ja vägevad sõidud. Saan aru, et nüüd on siis pikem võib-olla puhkusplaanis, et homme sind Läti meistrivõistlustel ei näe? Homme ei näe et meil on selles suhtes päris tihe graafik siin Adaki MM-ide ja Estikatega, et vahepeal peab jälle natuke hoogu ka maha võtma, tuure maha keerama nii-öelda, et saaks jälle kõvemini ja paremini edasi minna, et võistluseid on oma jagu see aasta olnud ja nüüd siis augustist hakkab uuesti jälle see tants ja trall pihta nii-öelda, et väike Jaani puhkus võib-olla, füüsilist teeme ikkagi, aga väike sõidupaus nii-öelda ja siis juba uue hooga. Igal juhul aitäh sulle ja edu! Aitüma!